tulemast Vanemuise väikesesse majja Hando Runneli 77. sünnipäevale pühendatud kontserdile Suureks saamine. Et su elu oleks tõeline, piisab sellest, et oleks olnud või oleks kunagi olnud lõhna, värvi ja maitset. Midagi niisugust, mida sa hiljem ära võiks tunda. Niimoodi ei kirjuta mitte Hando Runnel, vaid kirjutab Katre Ligi. Kui mina sellele ajale tagasi mõtlen, kui ma lasteaias olin, siis meenub mulle üks kontsert, kus minul tuli esitada ridu Hando Runneli luuletusest, mis on siis suuremale eestlastest tuttav, ja need read olid mõtelda on mõnus. Kuid veidi rohkem kui seda kontserti mäletan ma isegi lasteaiast pärit lõhnu, värvi ja maitset, väga huvitavaid maitseid, eks need, kes nõukogude ajal elanud, need teavad. Ja sellel kontserdil olid kohal emad ja isad, vanaemad ja vanaisad. Ja just teid kõiki ongi meil suureks saamise juures väga-väga vaja. Tänasel kontserdil kõlavad laste suu läbi erinevad Hando Runneli luuletused. Aga nende luuletuste, etteastete, laulude, tantsude vahele esitan mina hoopis Katre Ligi luulet. Katre Ligi on Hando Runneli abikaasa, 6 lapse ema. Ja mulle tundub, et iga võimsa mehe kõrval, eriti sellise mehe nagu Hando Runnel, maagilises vanuses 77, suur mõtleja, luuletaja, et tema kõrval ja tema selja taga on kogu aeg seisnud üks vägev naine. Ja just sellepärast, et perekond on see, ema ja isa on need, millele kõik toetub, soovingi ma lugeda nende etteastete vahele, mis lapsed teevad, Katre Ligi luuletusi. Aga selleks, et üldse oleks võimalik suureks saada ja suureks kasvada, selleks tuleb päris alguses maa tuleb täita lastega ja täita lastega ja lastega. Maa tuleb täita lastega, maa tuleb täita lastega ja täita lastega. Kui tahab olemist ja tuleviku tulemist, maa tuleb täita lastega, maa oma enda lastega ja laulude ja lastega. Maa tuleb täita lastega.
küsitakse, kuidas sa saad. Niimoodi sa saadki. Tõused, paned roosad prillid ette, lapsele kuivad mähkmed ja kirju kuuekese, lased ta põrandale asjatama. Kedad putru ja kohvi, aitad veel mõne riidesse, no suuremad saavad ise, sööte, panete väikese magama, teete koolitööd, siis lähete tööle ja kooli, õue ja poodi, tulete tagasi. Nii on õhtuni. Anda süüa, mähkida, nina ja põrandat pühkida, oodata koolist koju. Vahepeal loed, mida juhtub. Siis on aeg nad magama panna. Jäävad päevased mähkmed ja õhtused nõud. Mida siit pidada tööks? Sa oled ju vaba. Nii kirjutab Katre Ligi. Aga ka nii. Väga väikese lapse väga suur imestus maailma vaadates. Enne head ja kurja. Peamine põhjus, miks inimliiki ikkagi armastada. Peale täna sõtta ei vasta. Lõpuks saab su olemuseks olla ema. Õpetad nad kõndima ja kõnelema, kasvavad ja sinu tarkus jääb neile pähe. Laia ilma lahkuvad, neil sellest vähe. Aga üks, millest kunagi kellelgi küllalt ei saa, ükskõik kui suured või väikesed me oleme, on emapai. Väike Karlis esitab teile laulu Lapse palve paide pärast. Väike ja pai tahab alati pai. Ema, tule tee mulle pai. Seal, kus laste mängumuru on üks väike puu, igal hommikul ta juukseid kammimas käib tuul, lippab sinna, silib juukseid, kerge lõbus tuul, rohkem mängusõpru pole pisikesel puul. Palju lapsi küll siin murul liivakastis käib, aga puuke nõnda üksi longus päi. Sellepärast tuul ta juures juttu vestmas käib. Tuul ju teab, et puul ei ole rohkem sõpru häid. Teab, et puuke paluks, kui tal oleks suu. Istutage
seltsiks mulle veel üks väike puu. Tikali. Tegime tainast ja panime pannile. Pann oli palav ja rasva oli palju. Krõbedaid kooke sai koguni palju. Kausid on kõik juba kuhjaga täis. Meil aga töö veel edasi käis. Haiglaks sai segatud kausitäis, salvetäis jahu. Koogidki majja nüüd enam ei mahu. Vajuvad ustest ja akendest välja, veerevad virinal väravast välja. Tööd tuleb ema ja kokku käed. Küsib, kes sööb nüüd need koogimäed? Mina.
ja kohe-kohe ka veel 3. versioon sellest samast Piruka laulust. Päikesekiired ja mesilased lähevad lava pealt ära ja kohe tulevad teie ette veel natuke suuremad. Nüüd, nagu me teame, siis tegelikult on meil televiisoris päris palju kokasaadete võistlusi. Nüüd kõige suuremad hakkavad natukene ka võistluse moodi midagi tegema. Kas päikesekiired ei lähegi lava pealt ära? Aga siin on nii tore olla, las nad naudivad. Ma juba mõtlesin, et nemad jäävad kohtunikuks siin lava peale. Väga hea. Kas krõllide pealikud on kohal? Väga äge. Vaadake nüüd Terje peale, Terje alustab. Läheb võistluseks. Jah. Paistab, et võitsid mõlemad köögid. Suurepärane. Katre Ligi aga kirjutab niimoodi. Lapsel tuleb mängides oma aega veeta. Ema korda sängid teeb, läheb kööki keetma. Ta võib suppi soolata, minna üksi poodi. Pesuvetel voolata, laseb mehe moodi. Solistid saabuvad kohe teie ette. Martti, kuidas ta sööb torti. Vaata väikest Martti, kuidas ta sööb torti. Hoolega ja hoolega, meeleva su poolega. Hoolega ja hoolega, meeleva su poolega. Väikest Martti, kuidas ta sööb torti. Sa vaata väikest Martti, kuidas ta sööb torti. Hoolega ja
hoolega, Venemaa su poolega, hoolega ja hoolega, Venemaa su poolega. Vaata väikest Marti, kuidas ta sööb torti. Sa vaata väikest Marti, kuidas ta sööb torti. Hoolega ja hoolega, Venemaa su poolega, hoolega ja hoolega, Venemaa su poolega. Vaata väikest Marti, kuidas ta sööb torti. Sa vaata väikest Marti, kuidas ta sööb torti. Hoolega ja hoolega, Venemaa su poolega, hoolega ja hoolega, Venemaa su poolega. Sa vaata väikest Marti, kuidas ta sööb torti. Sa vaata väikest Marti, kuidas ta sööb torti. Aplaus! Ja järgmiseks selline lugu, millel on pealkiri Meie ei tea, mis on kärbeste elu. Ja ei tea, mis on kärbeste elu. Kärbes võib-olla ise teab. Kärbes ehk teab, mis on kärbeste elu. Miks neid nii palju olema peab?
pisikesed putukad lendavad lavalt maha. Teie ette lavale tulevad Sassi lasteaia lapsed, kes samuti on oma pisikese kava ette valmistanud. Palun. Tere tulemast
ümbermaa, kõva keeru keerata, kõva keeru keerata, ümbermaa. Vorbuses võib asulas, 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 igas Eesti asulas, 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 elab mõni kodanik, 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 kelle veel on nõnda pikk, nõnda pikk, nõnda pikk, et see annaks ümbermaa, kõva keeru keerata, kõva keeru keerata, ümbermaa. Keeru ennast kerra, siis ei tulda perra, keeru ennast kerra, siis ei tulda perra. Suur aplaus Sassi lasteaialastele. Suur aitäh teile. Ja Katre Ligi laul värske õhu kätte minemisest. Kui on kõrvus kohin või kui pea teeb ringe, ninas nutunohin, kehas kõrge pinge, kui ei ole nalja, miski laastab hinge, jätke kõik ja välja õhu kätte minge. Järgmiseks kuulete lugu Sõber tunneb sõpra. Sõpra silmis, vaenlast vanas sõjafilmis. Ütle mulle, kus sa tuled, siis ma teangi, kes sa oled. Tuled põhjast, oled õde, tuled lõunast, oled lõvi, tuled uksest, oled udu, tuled vihmast, vikerkaar.
Linnaõhk kord vabaks talumatsi tegi. Tänapäeval on need asjad läinud segi. Linnas lämbud ära, kuhjub liigne pinge. Maaõhk võib ehk päästa veel su keha hinge. Järgmiseks kuuletegi kohe lugu Külalaul. on must, keegi seal ei keela väikest vallatust. Hiired seal on hukas, rotid seal on raisus, roosa põrsas magab kanapoja kaisus. Mõnus elu
olid ju vahvad mehed. Aga vahvatest meestest tulevad laulma 3 vahvat tüdrukut. Mõni vahva mees tuleb poole laulu pealt. Tafel natuke, siis kargab katuste, kui harjutafel natuke, siis kargab üle katuste, kui harjutafel natuke, siis kargab üle katuste, kui harjutafel natuke, siis kargab üle katuste. Mina, väga kõva mees. Mina, väga kõva magaja. Mina, unes suur sipleja. Mina, väga kõva mees. Aplaus. Elas kord pisike poiss. Pehmete põskedega, süütute silmadega, lapse aruga. Suurtel olid omad asjad ajada. Ära sega, mine mängi, sina ei saa millestki aru. Kui suurte asjad said aetud, hakati otsima pisikest poissi, keda ei olnud enam mitte kusagil. Jah, ta kasvas vahepeal suureks. Paikene, päikene, tingukene, täikene, karga ja kirbuke, sirista ja sirguke, paikene, päikene, lapsekene, väikene, räsinud, õhtuks ära väsinud, paikene, päikene, tibikene, täikene, magama, unenägu nägema.
kosmose jõgi on taevas, ta nimi on linnutee. Kas keegi elab seal taevas, on tänini teadmata see. Ehk elab seal kosmoselinde, ehk elab seal kalasid jões, kuid see pole päris kindel, kõik kahtlevad veel selles tões. Kosmosejõgi on taevas, ta nimi on linnutee. Kas keegi elab seal taevas, on tänini teadmata see. Teed on kosmosse minna, tükk teed on tagasi säänd. Kes liiga hilja saab minna, ei jõuagi tagasi säänd. Kosmosejõgi on taevas, ta nimi on linnutee. Kas keegi elab seal taevas, on tänini teadmata see. Mõtelda on mõnus, rääkida on raske. Ärgem selle pärast päed veel norgu laske. Ärgem selle pärast päed veel norgu laske. Kõnelda on kergem, kirjutada raske. Ärgem selle pärast päed veel norgu laske. Ärgem selle pärast päed veel norgu laske. Kirjutada kerge, rehkendada raske. Ärgem selle pärast päed veel norgu laske. Ärgem selle pärast päed veel norgu laske. Mõtelda on mõnus, kuidas kõik on raske. Ärgem selle pärast mõnu mööda laske. Ärgem selle pärast mõnu mööda laske. Armastan hommikuid, armastan õhtuid, armastan silmi, armastan suid, päikesepaistet, vihmasadu, tuuli ja pilvi, õhku ja puid. Armastan inimest, teisi ja ennast, välja puhanud hommikul. Tõuseks või õhku, linnuna lendaks, lähen, on kindlus mu kõnnakul. Tean ühte lugu, see on õige vana. Elas üks tüdruk ja tal oli kana. Valeri, Valera, tüdruk ja kana. Valeri, Valera, tüdruk ja kana. Kana munes muna ja tüdruk müüs maha.
nüüd on sel tüdrukul tündri täis raha. Valeri, Valera, tündri täis raha. Valeri, Valera, tündri täis raha. Tean ühte lugu, see pole just lõbus. Elas üks eit, eluaeg oli kõbus. Valeri, Valera, kõbus ja lõbus. Valeri, Valera, kõbus ja lõbus. Eit tahtis laupäeval lutikaid tappa, otsis, kuid ei leidnud kuuma veekappa. Valeri, Valera ei leidnud kappa. Valeri, Valera ei leidnud kappa. Tean ühte lugu, seda keegi ei usu. Elas üks poiss, kes ei tahtnudki musu. Valeri, Valera ei tahtnud musu. Valeri, Valera ei tahtnud musu. Poiss pandi nurka ja lausuti häbi. Poiss vajus häbiga põrandast läbi. Valeri, Valera 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 põrandast läbi. Lastel ja õpetajatel on see luuletus peas. Selleks aga, et see natukene pidulikum oleks, me palume Hando Runnelil koos abikaasaga lavale tulla, et vastu võtta see kõige südamlikum ja pidulikum õnnitlus. Palun, tulge. Te saate ehk siit poolt kõige paremini. Leidke oma paberid, äkki me saame saali natukene valgust juurde, siis te näete lugeda paremini ka. Ühesõnaga, kava peal on ka igal ühel üks luuletus. Ja nüüd proovime seda lugeda tõesti kõik koos. Meie siit saalist ja teie, meie lava pealt ja teie saalist. Ma sündisin maale täna, ma eilset päeva ei tea. Ma sündisin täna, see päev on imelik hea. Ma sündisin maailma täna, kui päevi mina ei tea. Ma sündisin maailma täna, maailm on ilus ja hea. Palun Hando Runnelil nüüd südamlikud sünnipäeva tervitused vastu võtta ja ka lilled, mis tulevad siit poolt kohe. Palun, tule siia poole. Näed, sellele onule saad anda. Tule anna sinna poole. Ja vot tublit. Aitäh. Üks ühele, teine teisele. Suur aitäh teile, Katre ja Hando. Võite palun nautida nüüd viimast 2 minutit veel istudes. Aitäh teile. Suur aitäh. Palume nüüd lavale lasteaia juhataja Marika, kellel on ka 2-3 sõna öelda, enne
kui me otsad täitsa kokku tõmbame. Mõnikord ma mõtlen, et kõik on mängult. Maailm ja kõik, mida sa näed. Maailm on päris ja päris ongi mängult. Mängult päris on kõik, mida näed. Vesi on mängult ja pilved on mängult ja metsad on mängult ja mängult on mäed. Tuleses jälle kõik näha on mängult, kõik, mida tahad, kui niimoodi näed. Tänan kõigepealt. Ingat ja Toomast sõnalise osa ja muusika vahepalade eest, kes te aitasite seda kontsertetendust läbi viia. Marju, sulle selle eest, et sa oma mõtte teoks tegid, planeerisid, kava kokku panid ja läbi viisid. Enne kui Marika annab mulle selle koti, ma suurest ärevusest võtsin ikka väikse paberitükiga kaasa. Jah, on, mis on hää. Ükskõik kui on hää. Aitäh teile, emad, isad, külalised. Aitäh, lapsed. Aitäh. Ja aitäh Tiinale Marjut abistamast ja korraldamast. Tänan koostöö eest ja teeme suure aplausi teater Vanemuisele ja eelkõige Eerikule. Eerik on olnud kunagi ka Helika kasvandik. Nii, tänud Sirje Eomõisile võimlemiskavade õpetamise eest. Rohkem ei tule. Ei pidanud tegelikult tulema. Täname pärast. Tänud Rütmika võimlemistüdrukutele, kelle kavasid nägite ja enamus neist on samuti käinud Helika lasteaias. Tänan Sassi lasteaeda ja mõmmikute rühma. Tänud lapsevanem Tarmole, kes filmis selle etenduse. Tänan Toivot helitehnika sättimise eest.
tänan endist lapsevanemat Andrest valgustuse eest. Tänan kirjastus Ilmamaad, kes kinkis Hando Runneli raamatut kõikidele lastele ja seal sees on ka Runneli autogramm. Ja tänan kõiki õpetajaid, õpetajabisid ja kõiki helikatöötajaid, lapsevanemaid teid, õdesid, helikalapsi, nende õdesid ja vendi, vanaemasid ja vanaisasid, kes te kõik siin olite ja kõige lõpuks perekond Runnelit, kelleta ei oleks ju seda pidu ka olnud. Aitäh! Ja me täname ka meie maja direktorit Marikat, kes alati innustab meid projekte kirjutama ja on alati kaasabil pakkumas. Aitäh! Maailma ei päästeta üks kord ja lõplikult, vaid kogu aeg pidevalt kuni viimase korrani. Niimoodi kirjutab ja mõtleb Katreligi. Maailma saab iga lapsevanem päästa läbi oma laste, neid armastades, kasvatades, õpetades ja tunnustades. Et su elu oleks tõeline, piisab sellest, et oleks või oleks kunagi olnud lõhna, värvi ja maitset. Midagi niisugust, mida sa hiljem ära võiks tunda. Tänast südamlikku ja pidulikku kontserti jääb lastele meenutama kingitus, Hando Runneli sulest kirjutatud raamat, kõik need, mis siin ees on, igale lapsele isiklikult. Raamatute jagamise ajal esitavad lõpulaulu aga Toomas ja Heleri. Meie soovime teile kõigile aga ilusat talveaja algust, armastage ja hoidke teineteist. Tõuse üles ja läheme ära. Kaste lange ja märjaks saab maa. Tõuse üles ja läheme ära. Kauem siia me jääda ei saa. Võta kinni, kui tahad veel kaelast. Võta sõrmedest, hoia veel käest. Aga ehted, mis kadusid kaelast, ükskord tagasi küsid mu käest. Tõuse üles ja läheme ära. Kauem siia me jääda ei saa. Öö on lühike, hilja või vara. Juba on, enam aru ei saa. Sõrmedest, hoia veel käest. Aga ehted, mis kadusid kaelast, ükskord tagasi küsid mu käest. Tõuse üles ja läheme ära. Kaste langeb
ja märjaks saab maa. Tõuse üles ja läheme ära, kauem siia me jääda ei saa. Raamatute jagamine muudkui jätkub, teeme veel ühe suure aplausi, eriti just lastele ja nende õpetajatele, aga loomulikult ka Hando Runnelile koos abikaasaga. Kontsert on läbi, vaadake, et te oma lapsi ära ei kaota, vaadake, et nad ikka kätte saate.